Tere, mina olen Marko ja see siin on Preere koda, Indiaani küla, mille ma asutasin siis 2009 aastal. Ja koos selle 2009. aastaga hakkasime ehitama kohe tipisi ehk püstkodasid ise ja 2009. aastal tegin ma ilmselt ka esimesed räätsad oma kätega. Ja samal aastal ja järgmisel aastal olid vägevad talved, nii et kohe sain nende käsitööräätsadel kümneid ja kümneid kilomeetreid kolistada üle poole meetri paksus lumes. Raplamaal oli tol aastal lund 70 sentimeetrit. Ilma räätsateta põhimõtteliselt ei saanud mitte kuskile. Nii et see oli suurepärane aeg räätsasi teha ise ja neid katsetada. Katsetusi tegin väga palju, tegin väga erinevaid räätsasi ja jäin ühe mudeli juurde lõpuks, kõige mugavam, mis endale tundus. Aga meil on 2 tööriista ja me läheme nüüd metsa ja varume materjali ja teeme ühed väga lihtsad, aga toimivad räätsad. Me oleme palju näinud igasuguseid naljaräätsasi, aga minul on töötubades mitte alati õnnestunud räätsasi, kui ei saa piisavalt juhendada, aidata ja kõik need olulised sõlmimised ja asjad õieti teha. No siis ei tule sellest välja, tuleb mingi naljalugu. Aga lähme metsa, toome materjali. Räätsad on teadaolevalt kasutuses olnud juba 5-6 tuhat aastat tagasi inimestel. Suuskade kohta on info, et need on 8000 aastat olnud kasutusel. Aga ega see lõpuni selge ei ole. Paljud arvavad siiski, et räätsad peavad olema vanemad instrumendid lumel liikumiseks ja soode ületamiseks. Aga see polegi nii oluline. Oluline on see, et oma tehtud asjadega, tarbevahenditega toimetades on tunne hoopis teine kui tehase räätsaga astudes. Sa paned oma hinge sinna sisse, sa kompad seda materjali, sa paned ennast sõltuma enda ja looduse koostööst ehk enda ja looduses saadud materjali koostööst, millest siis peaks vormuma tarbese, mis sind siis abistab. Ja uskuge mind, jube hea tunne on enda tehtud räätsadel ületada soomaastikke või liuelda lumeväljadel. Milleks siis üldse räätsasi vaja võis olla varem ja täna on nad suhteliselt ikkagi rekreatiivne vahend, millega saab siis looduses vahvalt liikuda ja külastada soovälju, kus on palju hälbeid ja pinnas selline, et saapaga vajud läbi ja sügavale. Aga vanasti ikkagi rääts võis olla asi, millest võis inimeste elu sõltuda. Et kui sa talvel ikkagi pead küttima endale loomi või koguma kuskilt toitu ja lund on tõesti seal pool meetrit ja rohkem, siis selles lumes jala sumbata mõnisada meetrit on juba väga keeruline, nii et räätsadega astud sa selle lume peal. Nii et väga vajalik asi tegelikult varemal ajal ja samamoodi ka suvisel ajal, sügisel rabades liikumiseks, marjade korjamisel, väga pehmetes rabades. Eestis on erinevad rabas. Aga me oleme leidnud siit sobiva ühe räätsatooriku, see on sarapuu ja parasjagu hakkas vihma ka sadama. Aga võtame selle siit kaasa ja meil on teist samasugust ka vaja. Tööriistadeks on meil täna kaasas kiin ja väike käsisaag. Ilma kiinit saab ka hakkama, võtad õigest kohast, lõikad ära ja pärast oksad saab ka noaga ära võtta. Nii, meil on esimene raamitoorik olemas. Kui siin on küljes oksi, siis ma soovitan need isegi jätta mõned alles siia. Neid võib teil vaja olla hiljem. Nii, ja sellest saab lausa nii suure räätsa. Juba aimate, kuhu me liigume. See oli päris hea, praegu on väga väike. Sellest siis teeme ühe räätsaraami. Mulle ikka nabani. Tegelikult piisab ka palju väiksematest, et sa saad juba kandepinda juurde. Nii, teeme väikse pausi. Nii, meil on üks raam olemas siis, suure välgu ja pauguga tõime ära ja jooksime vahepeal vihmavarju. Nüüd on keerulisem ülesanne. Esimese leiad
on hästi, teine võiks olla võimalikult selle sarnane, kuna sa tahad, et su rätsad oleks jalas lõpuks ühesugused. See, et kui sa kokku painutad ja sulle tundub, et siia jääb vähe kitsas see asi, see ei ole väga hull. See on praegu minu pöidlast väikse sõrmeni on see vahe. Seda saab veel vahepulgaga natukene laiali painutada, 3 sentimeetrit ja siis on ta juba okei. Ma arvan, me leidsime siit nüüd sobiva paarilise, mitte küll täiusliku, aga toome ära. Nii, meil on 2 raami, suhteliselt erinevad, samas küllalt piisavalt sarnased, me saame neid painutada võrdseks. Selle lõikame siit maalt ära, nii et meil tuleb siis mulle täiesti paras selline rääts, 1 ja 2. Kui me tahame, et need kestaks meil 2 hooaega, siis me koorime nad ära ka. Sellepärast, kui te jääb koori alla, siis te käite 1 hooaja, saate järgmine hooaeg uued teha, aga täiesti piisab, mis viga siis järgmine hooaeg jälle iga hooaja jaoks uued räätsed teha, eks ole. No nii, olgu. Me teeme need vahepõõnad siia, kuhu peale hakkab meil jalg toetuma. Sarapuu hargneb mitte alati nii, nagu sa tahad, aga siit saame me ikkagi 1 kätte. Nii, need kinnituvad siis rätsa eest otsast esimese kolmandiku peale umbes. Need paneme nööridega kinni, selleks ma teen siia väiksed sooned, et see nöör libisema ei hakkaks. Sest me tahame, kuna meie jalg kinnitub siia külge lõpuks rätsa sidemetega, siis me tahame, et see oleks hästi stabiilne ja ei hakkaks nihkuma siia, vaid oleks paigal. Selleks me teeme väiksed sooned ette, et saaks nöör paremini selle siia kinnitada. Nende sidumiseks ma võtan seda nööri umbes 1,50 m, kummagile poole 1,50 m. Võid igaks juhuks 2 võtta, et saaks korralikult seotud, alati saab ära lõigata. Kindlasti paneme me kõigepealt selle esimese pulga paika, enne kui me hakkame alt kinnitama. Sest muidu, kui me alt tõmbame ta pärast kokku, siis ta läheb kole kokku. Me seome ta piisavalt laiali eest ja siis tõmbame siit alt kokku. Ja siin peab jälgima seda, et see pulk, kuhu siis lõpuks jalg kinnitub, ei jääks viltu, vaid jääks ikkagi täpselt selle sentrijoonega risti. Ja üks detail veel, põletame kindlasti sõlmed kinni, et need libisema ei hakkaks. Kunstkiud on sulavad ja sõlm jääb selline, mis enam lahti ei tule. Nii, mul on 2 meetrit nööri, panen ta täpselt 2 korra ja siis tuleme lähemale. On meil siin selline aas, paneme selle nööri siit aasast läbi ja tõmbame 2 poole laiali. Ja nüüd on pingutamise koht, nii palju kui meil jõudu pingutada on, nii palju me pingutame. Siin, kui näiteks lapsed teevad, siis kindlasti on täiskasvanu abi vaja, et see on otsustav koht. Kui need sidumised jäävad lõdvalt, siis see põhitala, mille küljes su jalg on, hakkab liikuma ja ei ole üldse lõbus käia. Rist peal. Teistpidi rist. All panime nöörid risti ja saime teiselt poole risti. Nii. All teeme jälle risti peale. Tuleme ülesse ja tõmbame siit kogu selle nööri siit alt veel kõvasti kinni ümber selle, mis me siia tekitanud oleme, rist ja horisontaal. Ja nüüd tõmbame nii palju kui jõud on kogu selle puntra tihedaks kokku sellega, et me seome siit ümbert. Sama lugu, nüüd on 1,5 meetrit nööri. Kui meil on see, kuhu meil jalg lõpuks kinnitub, see pulk kinni, siis me võime rätsaga tagant kinni panna. Selleks on jälle nöör 2 korra ja paneme siia ümber. Siit ettevaatust võib vastu molu saada, sest see asi on nüüd pinge all. Ja tõmbame korralikult jälle nii palju kui jõudu jagub selle asja kinni. Paar tiiru veel ümber ja ütleme 3 tavalise sõlmega ja põletusega nöör lõpetada.
nii, meil on nüüd rääts seotud tagant ja esimene põikipost on ka paigas. Nüüd on meil vaja panna see tagumine paika ja nüüd on vaja mõõta oma jala järgi täpselt. Sa tahad, et su jalg oleks siin esimese, siia me kinnitame sidemega lõpuks räätsa enda jala külge. See peab jääma, kus sul varbad lõppevad ja on päka selline tugevam osa, et siit varbad hakkavad rahulikult üle käima ja kand ei tohi kindlasti siia vahele hakata käima ega ka liiga keskel olla, vaid kannapadja keskossa võiks jääda see tagumine. Minu puhul on siis see vahe umbes 20 sentimeetrit. Mul on 48 jalanumber. Kindlasti on enamusel see väiksem. Nii, see on välja timmitud, siis on meil tugi olemas. Hiljem võib siia panna ka täiendava põõna veel taga kannatoele, aga siia piisab ühest. Nii. Meil on päris tugev korralik rääts, midagi ei loksu, igalt poolt on kinni, praegu veidi raske, kuivab mõne nädalaga oluliselt kergemaks. Ja kui me proovime jalga peale, siis ilusti need kohad, mis pidid jääma, toetama jäidki. Võib-olla natukene oleksin võinud mina lähemale siduda, aga kui tunned, et jäi liiga välja see tagumine, pane teine siia veel. Siis on kindel, et sul käimise ajal ei hakka jalg siia auku libisema. Nüüd on meil jäänud veel üks osa, me seome siia nööri, kuhu me põimime pärast siis pajuvitsad vahele. Nöörid paneme siit siksakis jooksma ja sinna vahele lähevad pajuvitsad, mis hakkavad siis, suurendavad meie kandepinda. Praegu meil on raam juba ka suurendab tegelikult, aga me paneme siia 7, 9, võib-olla 10, võib-olla 12 tundi järgi pajuvitsa. Nii, ja see sidumine siis sidusime siia nööri kilge. Nüüd läheme 10-15 senti lähme alla ja siis paneme nööri siit alt läbi ja nööri enda alt läbi. Ja nüüd teeme esimese pauna, siis siit siis hiljem tulevad meil pajuvitsad. Läheme edasi samamoodi, siksakitame, siksakkide vahe jääb circa selline 30 sentimeetrit. Siit siia siis 30 sentimeetrit alt läbi ja paneme ta jälle 30 sentimeetrit umbes. Veel. Ja paneme veel. Nii, ja siia lõpetame selle nööri ära. Nii, selline on siis meie räätsatoorik. Siia põimime siis alt ülevalt 1-5 miinimum 10 maksimum pajuvitsa, sellist väikse sõrme jämedust. Ja pajuvitsad tulevad lõpuks, koolutame siia ülesse, et nad ei hakkaks maasse kinni jääma. Siis viimane tulevad siit alt ja keerame nad siia üles püsti. Nii, pajuvitsu panema. Nii. Üks on valmis, teine saab. Lähme toome pajuvitsad siia. Nii, nüüd me oleme jõudnud pajuvitsteni. Mul on 4 tükki põimitud. Ma tulen näitan lähemalt, siis paneme 5 ja aitab küll. Siin on näha siis, et vitsad on pandud nööri pealt, nööri alt, nööri pealt, vaheldumisi. Äärmised alustasin nööri pealt ja tulevad siia räätsa peale. Järgmised alustasin nööri alt ja tulevad räätsa alla. Ja need, mis räätsa alla tuleb, need pärast painutame siia peale, et nad ei jääks siia alla, sest muidu nad hakkavad maha kinni jääma. Nii, ja paneme ühe veel, kuna viimased 2 tulid räätsa alt algasid, siis see algab räätsa pealt ja tuleb nööri pealt. Siin on seda pajukoort
viimane kõige raskem panna, sest nöör on juba väga pingule läinud nendest pajuvitstest. Ja järjest sikutan siia räätsa nii-öelda kannaossa taha välja. Nii, meil on pajuvitsad ka põimitud siia nööri vahele. Me panime nööri siksakki ja põimisime pajuvitsad, näitan lähemalt. Siia on valgust vaja. Nii, see on nüüd räätsa tagumine pool ja see on räätsa esimene pool. Siit ma alustasin, lükkasin pajuvitsa jämedama otsa, hakkasin lükkama tahapoole, kõigil vitsidel jäi peenem otsad ettepoole. Ja põimimine käis siis niimoodi, et alustasin nendest kahest äärmisest ja alustasin nendega siis räätsa pealt. See on räätsa alumine pool, see on räätsa pealmine pool ja tõin alt läbi räätsa alla, nööri pealt läbi, nööri alt läbi, nööri pealt läbi, nööri alt läbi ja teisega samamoodi. Järgmise kahega tegin vastupidi. Alustasin räätsa alt ja viisin nööri alt ja nii edasi. Ja need, mis jäävad nüüd räätsa alla, need painutame pärast ülesse, et nad ei jääks pinnasesse kinni, kui me kõnnime. Siis keerame need siia ülesse ja seome kogu selle pundi siit kinni, lõikame otsad ära, tagant lõikame ka vähemaks. Siis on meil see rääts valmis, ainult side on jäänud ja teisega teeme täpselt sama loo. Nii oleme jõudnud viimase etapini, et rääts ka jalas püsiks, siis võtsin mina 5 meetrit nööri, jagasin ta täpselt pooleks keskelt, panin siit pulga alt läbi, eestpoolt tahapoole ja nüüd panen jala nööri alt läbi, sikutan nööri siia varba otsa, mitte liiga kaugele, siis ta libiseb siia taha üle, siit kus veel läheb saabas natuke laiemaks, kuskile sinna. Ja nüüd lasen korra natukene järgi ja panen nööri siit 3 korda iseenda alt nii-öelda läbi. 2 ja 3. Nii, ja teise poolega samamoodi, aga nüüd tuleb oluline koht, et me pingutaks selle nööri nii ära kui vähegi võimalik. Pingutan veel, võtan varba välja siit, siputan. Astun teise poole peale ja panen siit poolt ka 3 tiiru läbi. Selle tiirutamisega ma teen ta veel tihedamaks. Ta oli juba mulle üsna tihedalt paras, aga nüüd ma saan ta veel tihedamalt ümber jala, sest ei taha me, et meil varvas ette või tahapoole hakkab siit pulgast jooksma. Nüüd siputame ta jälle siia sisse. Väga hea, et ta käib raskelt. Nii, varvas on sees. Ta käimise ajal ilmselt natukene nihkub veel edasi, aga mul on väga hästi praegu. Nii, panen tagant läbi, tagant risti, pulkade alt läbi. Olemas, tagant on ilusti. Nii, tõmbame pingule hästi. Paneme nöörid omavahel risti, jala pealt läbi, siis siit nööri pealt ja varba poolt tagasi. Teine pool samamoodi, nööri pealt ja varba poolt tagasi. Kadus ära. Nii, mõlemad pooled on kinni. Ja nüüd pole muud kui 5 meetrit nööri, rullime ümber jala, jääb kõvasti varu ka, saab laagriplatsil telki püstitada või mis iganes toiminguid teha veel selle sama nööriga ja pärast hommikul või edasi räätsadele jälle. Ja räätsi
laperde väga jalas, natuke kann liigub, see on okei. Ja lähme sõitu.